Kõiki Jeesuse Kristuse nimel, kes täna meid vaatavad, kuulevad ja see sõna, mida ma tahan jagada, aidaku Jumal, et see jõuaks meie südametesse. Asi sai alguse, õigemini see jutlus ja see teema ühest Vana Testamendi prohvetlikust piiblilõigust, kus prohvet Malakia on kirjutanud ühe salmi, Malakia 3.3. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja sulatab neid nagu kulda ja hõbedat, siis toovad nad Jehovale õige ohvri hanni, Malakia 3.3. Malakia on üks Vana Testamendi prohveteid, kes kuulutas kõvasti Uue Testamendi aja kohta. Tema probleemiks oli see, et tal puudus Uue Testamendi terminoloogia. Seepärast kasutas ta selliseid termineid nagu leviidid ja preestrid, tuvastamaks seda, mida ta nägi ja mida talle püha vaim Uue Testamendi kristlaste kohta ütles. Tähendab, nagu Eelia ja Elisa ja Jeremia ja kõik need mehed olid püha vaimu poolt juhitud, püha vaim andis ja nad andsid edasi neid asju. Ja vaat siin on see ennustus, mis me lugesime praegult, sulatab, puhastab, hõbedat, kulda, see on kõik koguduse kohta, inimeste kohta, see on meie puhastamine. Vaat sel teemal täna tulebki see rääkimine kõik. Et kui me võib-olla mõtleme, et nüüd on juba palju sellest kuulnud, et võib-olla ehk aitab, aga Jumal on nii tahtnud, et me oleksime valmis selleks, isegi mingi vanasõna ütleb, parem karta kui kahetseda, eks ole. Ja on asju, mida me võime teha ja mida see kahetsemine enam ei aita. Lihtsalt ei aita. Sa võid kahetseda, aga kas enam inimest ei ole või oled sa ise saanud hakkama sellise patuga, et ka Jumalaga on suhe läbi. Kõik. See on reaalne. See ei ole midagi. Ja sellepärast me peamegi neid nagu rääkima, neid tõsiseid asju. Ja Malakia ennustas, et Issand tuleb oma templi koguduse juurde enne, kui ta tuleb oma templile järele. Kes on tempel? Jumala tempel. Ma näen siin palju templeid, eks ole. Püha vaimu tempel sa oled. Kui püha vaim elab sinu sees. Kui sa oled Jumala laps, sinu ihu on püha vaimu tempel. Nii et neid väikseid templeid on siin palju. Aga ta tuleb oma templi ehk koguduse juurde enne, kui tuleb oma templi järele. Eesmärgiks puhastamine. Ja vaat see salm, ma loen selle veel üks kord. Ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat ja puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis, vaat siis, mis asi on enne? Puhastus, sulatamine, töötlemine, kõik. Ja siis nad toovad Jehovale õige ohvri anni. Ja enne on see koguduse juurde tulek ja puhastuse eesmärgiga Jumal teeb seda, püha vaim teeb seda ja peale seda on koguduse ülesvõtmine, koguduse lahkumine siit maa peal. Ja seda aega ei ole meile täpselt antud,
Jeesus ütleb selle kohta, et ka tema ei tea seda päeva, kui küsitakse, ainult isa üksi. Aga samas on meil Jumala sõnas antud vihje, ütleme, ja mitmeid selle kohta, et vaadake ja jälgige kõike, mis toimub. Ja kui me seda kõike jälgime, mis toimub, siis ma ütleks, et Jumala rahval on aeg väga tõsiselt mõelda oma oleku peale, milline sa oled, kuidas on sinu vahekord Jumalaga ja asjad korda panna. Ja vaat sel teemal ma täna räägin, ma kasutan mõningaid väga häid mõtteid ka ühest raamatust, John Bevere raamat on, kus sa oled Jumal, aga ma olen ise teinud märkmeid siin ja nii, et ma usun, et saame ühe hea roa. Aga kõigepealt ma alustan Timoteuse kirjast 2. peatükist. Ja siin on üks koht, millega me läheme kohe siis edasi. Timoteuse 2. ja peatükk ja 19. salmist alates. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser. Issand tunneb neid, kes tema omad on. Ja üle kohtust loobugu igaüks, kes issanda nime nimetab. Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld ja hõbe, vaid ka puuastjaid ja saviastjad ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. Ja nüüd eriti see salm, kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning tarvilik oma isandale ja kõlbuline igaks heaks teoks. Aamen. Vaadake, siin on astjatest ja karikatest ja nõudest juttu siin, kes on usus võib-olla päris algajad, mõtlevad, et see on mingi anum, mida puhastatakse, eks ole, kuskilt tuleb ta puhtaks teha, mõnel tuleb meelde, et Jeesus kasutas seal, kui ta tegi seal pulmades veini, tooge need kivisuured anumad, mis seal olid ja täitke veega ja siis on. Küsimus ei ole üldse nendes anumates, siin on mõeldud meid ennast. Sest kui me loeme siin 21. salmis, kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, nendest astjatest. Astjad on erinevad, nagu me lugesime, kuld, hõbe, puu ja kõik. Me oleme kõik erinevad. Aga kui sa saad puhastatud nii-öelda Jumala nõuete kohaselt, me kõike sellest räägime, siis sa saad astjaks väärikamaks tarvituseks. Mitte väärikamaks meil kristlastel ei ole mõtet, et nüüd sa hakkad suuremat palka saama või saad doktorikraadi või midagi seal. Küsimus on selles, aga Jumala ees väärikus ja kõik see on, et sa oled produktiivsem, sul on Jumalaga vahekord, suurem vahekord ja sa saad tema töös olla nii-öelda nagu paremaks käeks Jumalale, ütleme nii. No lihtsalt, et avada pilti, ütleme, kui sul on Jumalaga suhe ja sul on rääkimine, paljud teavad seda lugu, sellest on juttu olnud, on antud inimesele edasi puht võõras, pole näinud telefoni teel, keegi palus, et palvetada tema eest, ta ei saanud tulla ja poeg oli vigane praktiliselt 12 aastat täitsa ja Jumal andis sõna, tema isa helistas mulle, kellegi kaudu anti minu number ja paluti nii. Ma kutsusin kirikusse, ta ütles, ta ei saa tulla, praegult on seal
haige ja see hood käisid peale mingid krambid. Ja Jumal andis sõna mulle selle kõne ajal, ütle talle nii. Ja ma tegin seda. Ma ütlesin, nüüd mine oma poja juurde või õhtu, kui te koos olete, võta tal ümbert kinni ja ütle nii. Mitte usklikud inimesed, nad ei olnud usklikud inimesed. Ja ütle talle nii, mitte tema kuuldes võtta ta, et kallis Jumal, kui sa oled olemas, palun tee mu poeg terveks. Ma ütlesin, et kas sa teed seda, et mulle anti nii öeldud. Ja ma teen seda, ta tegi seda. 12 aastat see laps oli haige ja hetkega ta oli terve. Hetkega, tänase päevani. 5 aastat. Ja 5 aastat tagasi juurde. Hetkega Jumal tegi terve. Vaat see on, miks ma räägin, ma tõin lihtsalt, et illustreerida seda olukorda, kui sul on Jumalaga vahekord selline, kui see asja on puhas ja asjad toimivad, siis see on normaalne, sa saad inimesi aidata Jumalale lähemale. See inimene, kui ta ütles välja, miks Jumal andis sellise sõna, ütle nüüd selle uskmatule, nüüd ütleb, Jumal, kui sa oled olemas, palun tee mu poeg. Võib-olla ta oli isegi mõelnud kunagi selle peale, aga ta ei teinud seda. Aga kui Jumala vaim, püha vaim seda ütleb, eks ole sulle, ja sa teed seda, vaat see on see koostööühendus Jumalaga. Siin ongi see vahe. Mitte asjate vahe, kas on see halvemaks tarvitamiseks, paremaks, aga küsimus on selles, et Jumal on andnud meile võimaluse saada nagu väärikama kasutuse tarbeks Jumala ees. Nagu siin me lugesime, kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, eks ole, iseennast, see on selgelt öeldud, siin ei ole tegemist mingi nõudega kuskil majapidamises, vaid see on mõeldud need asjad, need oleme meie. Karikatest tuleb ka juttu meile. Ja aga kõige tähtsam, mis ma tahan veel öelda. Mida Jumal kõige rohkem tahab, on usundid ja ka siin ja meil on, kes ajavad pühadust või puhtust taga väliste asjade järgi. Väliste, atribuutikad, riietused, asjad kõik on. Aga Jumal vaatab südame peale, eks ole. Ma ei taha, ei maksa valesti mõelda, et ma ütleme seal, kus on ikoonid või asjad ja seal suudlevad või kummardavad neid või see on nende, nemad, ma olen rääkinud sel teemal nendega, nad ütlevad, meie kummardame Jumalat läbi selle ikooni. See on vaat niisuguse nimega ikoon ja Jumal neid õnnistab, kui nad teevad nii ja nad usuvad Jumalat. Katoliiklasel on oma õigusk, on oma, eks ole, aga mida sõna ütleb meile Jeesuse ette, ma ei pea minema läbi millegi asja, eks ole, ma võin minna otse tema ette kummardada, nagu siin me oleme kummardanud, ta kuuleb sind ja vastab sulle. Ja see pole mul ainus kord olnud, kus on niimoodi inimesele öeldud ja sa näed, mis toimub. Sa näed, mis toimub, mida Jumal teeb siis. Nii et Jumal tahab meie sisemist muutust, sest Jumal ei otsi seda välist pühaduse vormi. Võib-olla ka väga uhked on pandud rõhku kirikud ja mis stiilis nad on ehitatud. See on kõik ilus, on arhitektuur ja ma mäletan Marianna, kui me Vilniuses käisime, oli mingi kooti stiili kirik, oli punasest tellistest ja võrratu töö, eks ole, see on kõik. Aga kirik, ainult see ehitus ei muuda meid ära. Sa võid sinna minna, olla päästmata, olla Jumala vastane isegi ja tulla sealt välja samasugusena, midagi ei ole muutunud. Aga südame muutus on vaja. Ta tahab su südame sisemist muutust. Sellepärast, et puhas süda toob endaga kaasa puhta käitumise. Vaata, kui lihtne on. Puhas süda toob kaasa puhta käitumise. Kui su süda on puhas,
sa ei saa, no teiselt pidi öeldes, mustalt käituda. Ja kui juhtubki nii, et ütled pahasti midagi või ma ei räägigi muudest asjadest, aga või vihastad või midagi, süda on märkus. Sa tegid valu praegu talle, sa ütlesid, palu andeks, tee seda, eks ole. See on südame asi kõik, see on sisemine asi. See on sisemine asi, eks ole. Ja Jumal tahab just meie, mitte seda välist vormi, vaid sisemist. Ja Matteuse 23-26, vaatame kohe otse siit, ütleb selgelt selle asja ära. Oi, kui pikk see on. Ma ei hakka seda kohe ütlen teile ette lugema, aga ma mõtlen see, Jeesus hurjutab kirjatundjaid ja variseri. No siin on niisuke leksikon, et praegu kuskil vist jookstakse ruumi tühjaks, kui hakkaks kuulama, mida ta nende variseridele kõikile ütles. Kõik need lubjatud hauad ja sõgedad ja iga teise sõna oli. Siin on terve see 23. peatükk, aga ma peatun siin ühe koha peal. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed sead, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljast poolt, aga seest poolt on need täis röövi ja aplust. Seda ütles Jeesus ja ta ütles seda tolleaegse kogudusele. Väga tulla ja nii hakata, eks ole. Ja. Ajad on muutunud. Jah, Jeesus löödi risti küll, aga see oli ette teada talle enda vähemalt. Aga Jeesus ei kartnud tõtt välja öelda. Ja ei ole välistatud, et neist sõgedatest ja kurjadest ja paljud parandasid meelt. Me teame siin Nikodeemusest ainult, aga neid oli rohkem ka. Ja siin ongi see sõna tuleb see karikas või asti, eks ole, millest me juba rääkisime. Te teete ta väljaspoolt, aga seespoolt on täis röövi ja aplust. Ja nüüd sa sõge, rumal tähendab, variser, tee esmalt karikas puhtaks seestpoolt, et see ka väljaspoolt saaks puhtaks. Seestpoolt, siis ta saab ka väljast puhtaks. Mis see tähendab? See on kõik meie südame, meie sisemine inimene, eks ole. Sisemine inimene. Sa võitled, tihti on, ka sellest ma räägin, lõpetuseks tuleb ka ikkagi nõu anda, kuidas Jumal ise hoolitseb ja aitab meid, et me saaksime seda. Jumal tuleb abiks. Siin meil juttu tuleb ka kõrbetest, siin oli ka üks võrdlus, mis ma eelmine kord juba tein ette Moosesest, et kui Mooses Egiptuses oli õppinud mees, tark, kindlasti kena välimusega ja vormis mees, tol ajal oli ka ju ikkagi need egiptlased ja vaarumehed, need olid ikka valitud mehed ja neid õpetati maast madalast, need ei olnud mingid üle nii rasvunud või läinud. Ja Mooses tegi ühe teo, lõi ühe egiptlase maha, läks Iisraeli rahvast päästma sellega. Aga mis see välja tuli, et ta oleks teda tapetud, ise ta põgenes ära kõrbe ja oli 40 aastat kõrbes. 40 aastat karjatses seal lambaid, seal sai naise omale ja 40 aasta pärast tuli Jumala sõna, mine ja too nüüd Egiptusest Iisrael välja. 40 aastat oli kõrbes. See ei olnud kerge aeg. Ta elas väga palju üle sellel ajal. Ta ei uskunudki, ta ei lootnudki midagi enam ilmselt, aga Jumalal on oma ajad, nagu me juba räägime kõigest. Ärge rabelege, tahaks öelda, ärge kiirustage ette, ärge tehke oma plaan, oota Jumalat, küll tema tuleb ja teab, millal ta teeb. Ja lõpuks, mis lõpp oli, kui olid nad Punase mere kaldal, sõjavägi tuli järgi
siis oli Mooses juba kõrbe läbi käinud mees. Ta oli vaimumees, ta ei olnud enam see, ma lähen löön selle maha ja nüüd lähme, hurraa, ei ole. Ta oli läbi käinud Jumalaga koos see teekond. Ja mis siis oli seal mere kohal? Jumal ütles talle samamoodi nagu ütles Moosesele, tõsta oma kepp, siruta sinna mere kohale või kõik. Ta tegi seda ja vesi kooldus seal. Ja nad läksid läbi. Iisrael oma, ma ei tea, 3 miljonit või palju seal räägitakse, 2 või inimest oli. Ja nad läksid läbi möödas. Ja tulid järgi need sõdurid oma vankrite, sõjavankrite kõik egiptlased hukkusid, uppusid. Ja kirjutatud on isegi nende laipu nähti seal rannal helpimas. Nüüd siin ongi võrdlus, mida teha, kui oled oma jõus, Mooses tegi seda, eks ole. Ta sai ühe egiptlase lõi maha ja pidi põgenema ja oleks teda ka tapetud. Aga peale seda kõrberännakut ja Jumalast saadud asja ainult tõstis kepi ja terve Egiptuse sõjavägi oli merepõhjas. Kõik. 1000 võib-olla seal või palju neid oli. Vaat see on vahe. Saate aru, ma toon teile välja asjad. See on vahe, mis tähendab Jeesus. Võtame Jeesus. Võtame Jeesus. Ma loen algult ainult teatud kohad, mis mul on märgitud. Kuidas Jeesus kõrbes kiusatakse. Me oleme kõik seda lugenud, kuulnud, teadnud, vähemalt usurahvas, ütleme nii. Aga ma toon alguse ja lõpu seal. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest. Mis tal toimus Jordani äärest? Ristimine. Jeesus sai ristitud. Johannes ristis teda. Olen käinud selle koha peal. Sealt on ristimise kittel isegi ostetud. Kus Jeesus ristiti. See on Jeruusalemmast kuskil 60 kilomeetrit kõrbes sõit. Üks koolme koht seal on ka, seal on need märgid ja asjad püsti kõik veel. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest ja edasi, mis oli, ta aeti vaimu läbi kõrbe ja 40 päeva kurat kiusas teda, eks ole. Vaimu läbi, mis vaimu läbi? Kurat või? Ei, Jumala vaim. Jumala vaim ajas ta kõrbe. Juhatas, ütleme. Ta ei aja, Jumala vaim ei aja kedagi. Pitsaga ega vitsaga, lihtsalt juhatas ta kõrbe. Ta läks ja me teame kõik tema kõrbe aega, kuidas ta vastu seisis kuradile. Kõrbes toimuvad teatud asjad. Kui sa ei ole kõrbes olnud, siis sa pole õige Jumala inimene ka, ma julgen öelda. Meil on kõigil väiksemad või suuremad kõrbed ja asjad lähme läbi. Ja nüüd see on Luuka 4. peatükk, hakkas nii. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest ja ta aeti vaimu läbi kõrb. Nii, ta oli kõrbes, ma ei hakka seda kõike lugema, aga 14. salm siit ütleb nii, kui olid need kõik kiusatused ja asjad lõppenud ja Jeesus läks tagasi vaimu väes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümberkaudsele maale ja ta õpetas nende koguduse kodades ja kõik andsid temale au. Läks tagasi vaimu väes. Kõrbe läks nii nagu oli, peale neid kiusatusi ta läks tagasi, oli täidetud Jumala vaimuga. Sa võid vastu astuda kuradile ja kõikidele nendele süsteemidele. Ma lihtsalt pean ütlema, kui Jumal ei oleks meid Mariannaga püha vaimuga täitnud ja õnnistanud, tol ajal, kui me vanglas olime, me ei oleks midagi seal teinud. See oli niisugune aeg, eriti. See vangilaagrid ja iga päev tapmine ja noad olid igale ühele, isegi püstolid olid meestele.
olen ise näinud ja mulle ka taheti kinkida neid. Ja. Üks kaplan sai toreda asjaga hakkama. Ühes vanglas kingiti talle pussnuge, mitu tükki tuppede sees, kõik erineva suurusega. Ja ta tuli, need olid diplomaadi kohvris ja läks siis Rumu vanglast Ämari vanglasse, aga seal on kontroll ju väravas. Ja unustas ära ja läks nendega, teeb selle lahti noad. Tema, jah, ka neid asju, tema kaplani karjäär oli lõpetatud ühe päevaga. Ühe päevaga lõppes see töö. Tore mees, jumala mees, aga noh, te küsite, kas mina, jaa, mul on koduski olnud, ma võtsin ka vastu. Nugas, aga ma ei läinud sellega teise vanglasse ja mul on ta, kasutan teda oma töödes. Ja naistele ka Mariannale kingiti seal lahti hüppab ja kõik, tol ajal need igasugused. Kui meil oli see vangla kokku tuleks siin, siis me panime väikse näituse välja siin oli asja. Nii et jah, võib öelda, et see oli patt, ei oleks tohtinud, aga me ei käitunud õigesti, võin öelda, ei oleks tohtinud võtta neid asju. Aga lähme edasi oma teemaga. Nii et mida me rääkisime, tee karikas puhtaks seestpoolt, see tähendab süda, et ka sa väljaspoolt saaks puhtaks. Vaata mõned mõtted siit. Kui su süda on puhas, siis ei taha sa käituda viisil, mis häbistab Jeesust. Just. Kui palju kordi ma olen rääkinud, kui sa teed midagi või lähed kuhugi, mõtle, kohe pane. Steve Hill ütles, Ameerika kuulus evangelist, kes nüüd on taevakodus juba, tema rääkis ta, mõtle, kas Jeesus võtab osa sellest tegevusest. Kas ta on sinuga koos, kas ta on sinu kõrval, kui sa seda teed. Kas Jeesus, ja kui Jeesus ei saa sellest osa võtta, siis see on patt. See on patt. Aga me teame, mis patt, kuhu patt viib inimeseks ole. Harjud ära, teed edasi ja nii on läinud. On tulnud maha matta neid inimesi isegi. Kui su süda on puhas, siis ei taha sa käituda viisil, mis häbistab Jeesust, eks ole. Sa ei lähe siis pornolehekülgedele internetis ega ei kanna välja kutsuvaid riideid. Mõni mees või naine võib kiidelda sellega, et ei ole kunagi lahutanud, aga himustada ometi oma südames mõnda töökaaslast või vaadata perioodiliselt neti porno lehekülgi. Kas see on pühadus? Ma pean ütlema, niisugused asjad on olemas kõik. See toimib. Ka Eestimaal toimib. Küll ja küll ja küll. Ärme peidame pead kuhugi jaanalinnu kombel liiva alla. Kui su süda on puhas, siis pane kompuuter või nutitelefon sind üles otsima su hingele kahjulikku materjali. Kui su süda on puhas, siis ei pane. Ei kompuuter ei pane ega nutitelefon ei pane. See ei pane. See on sinu otsus, mida sa teed. See ei pane sind otsima seda kahjulikku materjali, mis tapab meie sisemist inimest, mis teeb kurbust Jumalale, pühale vaimule. See, mis on su südames, määrab selle ära. Kui su süda on puhas, siis sa soovid teha seda, pane tähele, need on niisugused kuldsed laused, ma ütlen, kui su süda on puhas, siis sa soovid teha ainult seda, mis meeldib Jumalale. Ja. Sa ei taha teha teist asja. Võib juhtuda asja, olukord. Ka minul on juhtunud asja. Me oleme inimesed kõik, Jumal mõistab, aga selleks me räägime need asju, et panna korda need asjad. Ära tee enam, eks ole. Ära korda seda viga.
kõrb on üks sulatusnõusid, mida Jumal kasutab puhastamaks meie motiive ja kavatsusi. Jumal on ette valmistamas meie südameid enne seda, kui ta tuleb oma kogudusele järele. Kallid, kui võtame reaalselt seda, ma ütlesin, ma ei tea aega, aga see tuleb. Jumal tuleb kogudusele järgi ja kogudus võetakse ära. Ja kui sa oled mõne, ei tea, mis kedagi maha lööma või seal vägistama või röövima, aga teed mõne niisuguse asja, mida Jeesus ei saa sellega sinuga koos osa võtta, Jeesus ei saa sinu kõrval olla ja kui tuleb see tulek, võib-olla oledki seal kuskil seal pornosaidi peal, seal kõik, rohkem pole vaja. Või mõnda muud asja teed, mida, vaat kui hea see Jeesuse asi, mida Steve ütles. Ma leidsin foto Steve Hill, Pensacola ärkamise üks juht. 5 aastat, seal oli miljonid inimesed said päästetud. Seal oli ristimise bassein oli kogu aeg lahti. Ülistus käis kogu aeg. Videod ma olen vaadanud. Leela kindlasti teab ka olnud näinud, vanemad kristlased. Nii et said päästetud ja kohe ristimisele. Riietega nagu olid seal keegi, seal mehed võib-olla Pintsaku või on Palab Floridas. Ja selline Jumala vaimu lähedalolu, et basseini ääres seal olid välja tõstjad. Nad said Jumala vaimus sellise puudutuse, et nad ei suutnud käia enam. Neid tõsteti, suured turskad mehed olid, kes tõstsid inimesi sealt välja. Tore vaade oli seal. Vaat see on Jumala töö. See on see, mida Jeesus teeb, eks ole. Kui süda on puhas, siis sa soovid ainult seda, mida soovib Jumal. Ja kõrb, nagu me ütlesime, on üks niisuguseid sulatusnõusid, mida Jumal kasutab puhastamaks meie motiive ja kavatsusi. Motiivid ja kavatsused, eks ole. Teinekord on, asjad ei ole see mõte, et Jumal anna andeks, mida ma olen teinud mõtte, sõna ja teoga. Mõttest, motiivid, mõttest hakkab pihta juba. Nagu ma lugesin siin, oi, ma ei ole abielu lahutanud, eks ole, aga nagu ütleb, ihaldades küll, silmad käivad siia ja tänna ja mõtleb juba oma pildid ette. Jeesus, mis ütles selle kohta, see on tehtud tegu. See on sama hea, kui sa oled teinud selle. Palun, väga konkreetne, range, aga selge. Jah. Kui ta tuleb oma kogudusele järele, Jumal tuleb ja ta valmistab enne meie südameid ette. Jumal aitab selleks, eks ole, kui tahaks öelda praegu, kui Jumal, et ta veel ei tule, tead. Kui palju siis võib-olla meiegi hulgas siin, kes lihtsalt ei saa sinna, kuhu peaks saama. Aga praegult on aeg, sellepärast, miks me räägime neid asju. Miks me räägime, aga mina ei ole ainus, siin räägitakse ka teistes kogudustes ja selleks me räägime, et me ei satuks nende hulka, kes hukka lähevad. Ja Jumal on tõstmas ülesse põlvkonda, kes näitab maailmale tema au ja mitte enda oma. Inimesed on loodud tema näo järele ja kellel on tema loomus. Me oleme loodud Jumala näo järele. Ja me oleme selleks nagu üle, et näidata Jumala au. Jumala au. Kui Taavet tegi pattu, rikkus abielu ja prohvet tuli ta juurde, Naatan ütles, et laps, kes sünnib, sureb, laps ei jää, aga see, et sa oled Jumala nime Iisraeli eest häbisse pannud oma teoga, sellepärast sa kannatad palju. Ja oli nii, Taavet sai.
2 poega tapeti, tütar vägistati, ise ta pidi põgenema. Vaatamata sellele ta oli Jumalale meelepärane mees, Jumal armastas teda. Ja need laulud, mida me loome, on kõik ka see, et ta kahetses oma asju, ta tunnistas oma patte, ta ei õigustanud. Sauliga teine lugu oli kõik. Niimoodi. Nii et tähendab, meie osa on, et me esindaksime siin Jumalat, et me tõesti võib öelda, nagu öeldakse, Jumala inimene või Jumala naine. See on väga, no ma ütlen, Marianna ema, mul oli tõesti, võin öelda, üks rõõm oli temaga kohtuda Vilniuses palju aastaid, siin on juba 40 aastat tagasi kindlasti vist, jah. Vaata, aeg on nii läinud, et ise mõtled, et jah, ongi. Jah, kuskil 40 aastat tagasi umbes me olime siis, jah. Ja ta oli Jumala naine. Tal ei olnud mingisugust eriharidusi, kui ta kasvas ega midagi. Aga ta oli Boži človek, Jumala inimene. Temast nähti, tal tuldi küsima, rääkima, abi saama. Temast midagi peegeldus välja. Ilma sõnadeta, tegudega kõik. Nii et see on väga tähtis, kuidas me nagu esindame Jumalat, eks ole. Aga nüüd sellest kõrbest veel. Et kõrbi on erinevaid, ma ütleks. Kõrb ei ole ainult see, et ei mõtle nüüd selle peale, et kindlasti suur kuumus ja nii nagu Jeesusel oli, meil on neid kõrbeid võib olla erinevaid tulla. Ma ütleks, üks katsumus võib olla mingisugune, no, mul jäi jutt enne pooleli, ma ütlesin, kui Jumal ei oleks meid püha vaimuga täitnud, kui me vanglasse läksime tol ajal ja ka siia tulles. Ja ka siia tulles 2010. aastal, maikuus saab 16 aastat tagasi, siis me tulime ka kõrbesse üksjagu. Kirik võib ka olla kõrb. Kes ta kõrbeks teevad? Need, kes seal sees on. Vaat see on. Me rääkisime, et Jumala au, mitte enda tarkust. Siin olid väga targad olid mõned. Väga targad olid, need väga hinnati. Ja meid riieldi, et me nii ei käitu nagu need targad, aga tulemused hakkasid tulema teistmoodi. Jumal teeb seda tööd meie kõikide seas ja kõrb võib olla sulle mingi haigus, raskus. Ja Jumal vaatab sinu peale sellel ajal, kuidas sa käitud, mida sa teed. Andke andeks, aga ma ütlen selle välja. Ma ei ole eriti haige inimene olnud. Meie väike Kerli, kes oli siin ise ratastoolis, ükskord Haapsalu kandis elab ka kuskil, ta läks ära, just läksid elama teise kohta ja said seal maja ja ta oli meiega koos väga tublid ja toredad inimesed, Jumala teenijad, mees tehnikaga, tema oli ise ratastoolis oli. Ja Kerli ütles, et huvitav, et me oleme juba 10 aastat siin, ma pole veel näinud, et te haige oleksite kunagi olnud. Ja me ei ole noored olnud. Ei olnud. Ta ei ole, ma ei tea, palavikku või niisugust asja. Aga nüüd, aasta tagasi, natuke rohkem, aasta ja 3 kuud, väga raske infarkt. Jumal
pani käe ette, kingite elu. Peaaegu 6 aega olin haiglas, tavaliselt nädalapäevad hoitakse ja lähevad väljagi. Ja kopsupõletik tuli ka haiglas. Ja nüüd 6 aega tagasi kuskil, mida mul ei ole kunagi olnud, ninapidi koos olnud igasuguste nakkustega, palun. Järsku tunnen halvasti, Marianna tunneb halvasti. Võtame selle testi apteekist, käisin toomas veel ka, pilets oli olla. Ja COVID. Seal oli kas A-gripp või COVID. Meil näitab COVID. Algul Marianna, minul. Isegi palavik oli, mida mul ei ole kunagi olnud. 38,5 oli kõige kõrgem, mis oli palavik. See läks küll kiiresti alla, aga kopsupõletik ka veel. Perearst ütles umbes nii, et sa oled õnnes sündinud mees, aga ta teab, kes ma olen tegelikult. Et selles vanuses COVID koos kopsupõletikuga on väga kiiresti. Lähevad ära nüüd. Miks ma seda räägin? Ma tean ühte ainult praegu, mis ma võin öelda. Koguduse ees, Jumala ees, nende alates sellest esimesest kuni selle viimaseni, siiamaani. Mul on praegultki teisele korrusele minna ei ole nii kerge. Annab tunda, öeldi, et see annab veel kaua aega, kui ta läheb üle. Arst ütles, kui. Aga Jumalal on oma, ma ei hakanud seal rääkima neid, aga ja, kui, eks ole. Aga mul ei ole kordagi tulnud suhu või meelde millegi pärast Jumalat, et Jumal, miks sa lasid selle tulla? Näe, see on nii, see on naa. No pidi nüüd see ja nüüd see ka veel ja kõik. Vaata, mida ei ole, seda ei ole. Ma võin seda julgelt välja öelda. Ma ei ole virisenud. Ma ei ole Jumalale midagi ette heitnud. See on püha vaim on andnud seda. Kallikest, kui sa kuuled teinekord neid virisemise, irisemise, kaebamisi, tead, siis tahaks ära põgeneda. Kaasa arvatud koguduse pastorist. Räägi inimesele sedapidi või teist või kolmandat pidi, ta ikka laseb edasi. Ikka. No milleks seda üldse enam rääkida? Aga tänu Jumalale Jeesus oli pika meelega ja ta annab jõudu. Et võib-olla ikka lõpuks saavad korda oma asjad. Aga mõned ei saa. Valivad oma teed ja jäävadki valima. Tean inimesi, kes on siin juba 10 aastat tagasi, ikka ajas midagi tagasi ja tänane päevani ta teeb seda. Ikka otsib midagi. Ei ole saanud. Aga ütleb, et usub Jumalat. Aga kas Jeesus on taga kõige nende asjade juures? On küsimus. Selle järgi mõelda. Nii et need kõrbe momendid on võib-olla, nagu ma ütlesin, ta võib haiguse näol tulla. Eile oli valu läbi. Me kuulsime Mariannaga, seal oli lühikese aja jooksul 2 abielu lahku minekut. Tähendab, paluti, mees jättis perekonna ja läks, ma ei tea, olid nad kristlased või mitte, seda otseselt ei öeldud. Aga see naine lastega ja oligi kohe, et lastega see kõrb. See on kõrb. Aga Jumal võib muuta olukorrad kõik. Ja töökohtades asjadega samamoodi, nii et ma ühe koha lõpetuseks kohe varsti veel loen, mis aitab meid kõike, kui veel rääkida Moosesest, siis kui Mooses läks peale 40 aastat kõrbet, läks Vaarao juurde, Jumal ütles talle, mine Vaarao juurde. Ja kui Mooses nagu rääkis Jumalaga, eks ole, ma räägin, me võime vaimus ju rääkida, sa saad vastuseid Jumalale. Sa saad vastused, see on väga, miks see mind paneb alati nii
põlema, nagu tahaks nagu kõigile seda edasi anda või tehke ka nii, aga mina ei saa anda seda. Nagu püha vaimuga ristida, mina ei saa kedagi ristida. Ma saan palvetada, mida Jumal teeb, seda teeb. Meie oma Tanel, kes oli siin, kes Saaremaal on pastor nüüd, viidi kiirabiga haiglasse. Südame need rütmihäired, kodunud, ta elas Endla tänaval ja ta naine helistas, ma ei tea mitu last siis oli, 3 last oli kindlasti neil. See isa viidi ära ja on tehtud seal tilgutite alla ja kõik, aga ei lähe südarütmi tagasi. Katrin helistas ja siis järsku helistab uuesti telefon ja Tanel ise helistab. Ja ütleb, ma ütlesin, ma tean kõik seal. Ilmselt ta läks võib-olla tualetti või kuhugi ju käia saab, aga no, kui süda on rütmist väljas, sa ikka ei tee midagi sul. Aga läks ilmselt tualetti või kuskilt helistas mulle. Ja ma ütlen, Tanel, nüüd sa lähed tagasi oma sinna voodi juurde, heidad pikali ja poole tunni pärast on sul kõik korras. Ja. Poole tunni pärast helistab mulle, süda on rütmis ja teise poole tunni pärast helistab, ma olen kodus. Mina ei ole arst. Mina ei, vaadake, kas on, tahaks nagu küsida, kas on siis kasulik Jumalaga omada sellist suhet või ei ole? Või kas sa valid mõne teise asja? Valid mõne nutika värgi seal vahtida mingist tobedust asja või lavastust? Mida? Või selle? Ja kui sa oled oma valiku teinud ja oled Jumala laps igatpidi, siis mida ma olen öelnud paljudele ka, arvesta seda, et see kellelegi ei meeldi. On olemas ka teine pool, eks ole. Hingevaenlane, saatan. Ja tema teeb kõik selleks, et sind rajalt maha võtta, ära rikkuda seda, petta ja teha kõik. Aga seisa talle vastu Jumala sõnaga. Nii et ma lühendan oma seda juttu, ma usun, et te kõik saate aru sellest, et see on mõeldud abistamiseks, mitte karistamiseks, mitte etteheitmiseks. Olen toonud näited ja olen ka ise eksinud ja tulnud kahetseda mõnda asja. Jumal on andeks andnud. Ja kui sa oled vaimust juhitud ja täidetud püha vaimuga, siis kuhu Jumal ka sind saadab, eks ole, siis tea seda, et kui ta Moosese Vaaro juurde, siis Mooses ütles, et kes olen mina, et ma võiksin minna selle Vaaroga rääkima või nii üldse. Ja Jumal vastab talle, mina olen sinuga. Mina olen sinuga. Mida, kas Jumal on minuga praegu? Ma usun, et on minuga. Ma julgen uskuda seda, et on minuga. Mitte ainult sellepärast, et ma räägin Jumala jutte. Ma ütlen teile, ilusaid jutlusi võivad paljud rääkida. Aga selle jutluse sees on ka mingit väge või midagi mõjub inimestel. Me lugesime Jeesusest, läks tagasi, kuidas ta läks sealt kõrbest tagasi, eks ole, meelevallaga. Me teame, seal tulid igast need suured kurjast vaimust vaevatud ja kõik said vabaks, eks ole. Aga Jeesus pidi selle kooli läbi tegema. Ja kui meil tulevad teatud asjad, siis arvesta sellega, et see võib kasuks tulla. Kui sa ise oma rumalusega ei tee mõnda asja. Siin on ka asi, eks ole. Mul on autos spidomeetri peal 260 kilomeetrit tunnis. Oi, kuidas tahaks teinekord. Ja. Kuidas tahaks proovida ikka kas või 200. Et kuidas siis tunne on. Ja. Kas kuradile meeldib praegu teda paljastada? Küll ta otsib mulle midagi seal.
nagu ma autost rääkisin, eks ole, ikka tahaks proovida, noh, kas kuskil oli vist 180 või 70, no mitte nüüd, mitte siin mõned aastad tagasi. 6-silindriline võimas mootor ja nii, et ja Marianna, tänu Mariannale jäi see sõit, oleks võinud olla ka surmasõit. Nii et tead, ma tahaks praegu kõik selle jutu võtta kokku, ma hakkasin rääkima, et ma räägin seda selleks, et me võiksime elada hästi koos Jumalaga, õnnelik. Meie ja nagu siin sai ülistus lauldud, meie ja meie lapsed ja lapselapsed ja kõik, eks ole, kõik. Me kõik tahame ju seda. Ja kui see võimalus on Jumala poolt antud, siis on ju meie valik, eks ole. Mida sa valid? Keda sa valid õigemini, eks ole? Keda sa valid? Mõni ütleb küll, et nad on lolliks läinud ja mulle öeldi ka, kui ma tulin oma töö pealt ära ja telesaates küsiti, mis siis, kuidas sa reageerisid, kui inimesed ütlesid, et sa läksid hulluks, et sa selle töö lõpetasid ja ka seal Jumal annab vastata. Ka seal Jumal annab vastata. Seda meie saadet tolleaegse selle tippteletähega Maire Aunastega terve Eestimaa nägis. Ajalehed kirjutasid. Ja ma ütlesin, kui ma varastasin, kui ma valetasin, kui ma oma naist petsin ja kaklesin ja siis kui ma töötasin olümpiapaaris, et siis ma olin autahvlil kui parim baarmen. Ja oligi suur pilt oli välja pandud veel isegi, kui ma enam ei töötanud, see pilt oli ikka seal. Lauteri tänava pool küljes oli üks vitriin niisugune. Ma ütlesin nüüd, kui ma usun Jumalat, sest mind keegi teine ei aidanud välja sellest elust, milles ma olin. Ja ma armastan ainult oma naist, Marianna istus mu kõrval. Ma ei valeta, ma ei varasta, ma ei tee kellelegi liiga. Ma ei saa lihtsalt seda teha ja sellest kõigest on mind Jumal aidanud. Ja nüüd sa küsid, kas ma hulluks, mida inimesed mõtlevad. Mina mõtlen seda, et see aeg enne, mida ma elasin, selle kõige sees, see oli hullumeelne aeg. Siis ma olin hull, aga tänu Jumalale nüüd on mõistus päädunud. Ja reaktsioon oli tugev. Mind Eesti Ekspress kutsus välja artiklit seal kirjutada. Helistasid Gustav Ernesaksa poeg. Ott Ernesaks, ta oli allveeujujate treener. Helistas. Ütles, ma tahaks ka seda, mida teie seal rääkisite. Telefoni teel parandas meelt ja võttis Jeesuse vastu. Need on asjad. Jumala asjad. Midagi on kaasa võtta, midagi on, sa oled elanud ja tead. Ja see annab jõudu sulle. Mitte paari kapist või pudelit otsida. Keegi meile on kinkinud, ma ei tea, Riia palsamit. Ma ei tea, mis teha sellega nagu raske, kellele sa annad. Prügikasti nagu ei taha visata ja kuidagi ei tea. Aga anda kellelegi seda, no ma tean küll, kellel võiks olla. Aga minu käsi, minu käest joob purju ennast, tapab kellegi ära, kus sai algus, mina ei. Kurat hoolitseb selle eest, nii et me peame mõtlema, mida me teeme. Aga nüüd ma vaatame Jumala teed, kuidas ta meid kinnitab ja lohutab ja juhatab ja kõik. Et see jutlus ja see asi, see on kõik niisugune natukene niisugune hüplev olnud, ma näen ja tean kõik, aga lihtsalt ma ütlen ühte, et kallis kogudus ja kõik, kes te vaatate ja kuulate, teadke seda, et see on meile antud Jumala poolt valik.
kas võtta tõsiselt Jumala asju ja teha nii Jah. või teist teed kasutada. Aga teine tee on teine tee ja lõpp on kõigil kuskil. Kui mul oli see Reinule see Steve Hillist ma rääkisin, Uuemõisa Rein, minu vaimulik isa, kes lahkus hiljuti. Mul on tõesti, see koht on tühi. Ma sain temaga rääkida, tihti me rääkisime telefoni teel. Teda ei ole enam siin maa peal. Ja just ma sain pildi, leidsin, vaatasin oma fotosid, kus ta oli. Minu oma tehtud, kui Steve Hill käis Eestis ja siis oli ta vanglas ja käis ka ja Marianna tõlkis veel, Allan Kroll tõlkis inglise keelest ja Marianna tõlkis eesti keel, tähendab vene keelde, vene meestel. Ja ma tegin pildi ja Rein Steve Hilliga ja andsin, või see Teeduga rääkisin ta pojaga, ütlesin, tead kui hea. Ma ütlesin, kas sa tead Steve? Oi, tean muidugi. Ma ütlesin, mul on pilt, sinu isa on teed koos Steve'iga pildiga. Oi, niisuga pilt. Ma ütlesin, ma annan sulle. Ma ütlesin, no tead, et kõige paremad, nad on jälle koos. Steve Hill lahkus 59 aastaselt. Vähja. Kõrbed. Meil on videod näha, kui seda jutlustab. Misuke see mees välja, ma ei tea, ma endaga võrreldes praegu ta oli nagu vari oli seal, mingi hall vari oli kantslis. Kõik juuksed ei olnud ega midagi enam, kõik läinud selle keemiaga. Aga ta kuulutas Jumala sõna veel ja ta läks ära. Nüüd on Rein ka seal pildi peal kõrvut, aga nüüd nad võib-olla jalutavad seal kuskil kuldsetel tänavatel. Aga see selleks ma ei lähe siin nii, aga see ei ole muinasjutt. See on nii. Ma võtaks kokku mõned niisugused laused meile kõikidele. Kui sa oled Jumala otsingul, ütleme ka, sa tunned, oled usklik, aga ikka me oleme need astjad või need nõud, kes vajavad puhastamist ja veel rohkem ja rohkem. See on ka otsing, et saada sügavamale, puhtamaks, säravamaks nii-öelda. Ja kui tuleb vastuseis, et mitte peatuda, mitte alla vanduda nii-öelda. Ta võib juhtida sind elus rasketesse olukordadesse, sest mida suurem on lahing, seda suurem on võit kuningriigi ja sinu jaoks. Mida suurem on lahing, seda suurem on võit sinu ja kuningriigi jaoks. Aga nende lahingute keskel me peame alati oma silma ees pidama seda lubadust, Jumala lubadust, et ta ei jäta meid ja ta ei lase rohkem kiusata ega kannatada, kui inimene suudab. See on Jumala tõotus. Ja minul on isiklik, võite, kuidas keegi leiab, on 91. psalm, 15. psalm ja 15. salm. Kui sa oled kitsikuses, ma olen su juures. Ja ma toon sind sellest välja. Kui sa oled Jumala laps ja kui ma olen kitsikuses ja mul on neid momente, ma tean, et ta on mu juures, ma usun seda. See ei ole nii, et võib-olla on ja järgmine on, ma toon su välja sellest. Mis ma teen siis, nutan või kirun või edasi, ma tänan Jumalat selle tõotusest. Ta toob välja. Jumal peab oma tõotusest kinni. Ta ei lase meid rohkem kiusata. Kui meil on jõudu jääda kindlaks sellel ajal, millal meid pannakse proovile,
annab ka ta jõudu sulle, et see ära kannatada ja nii valmistada väljapääsutee. Jumal annab jõudu. Seda kindlasti ka siin olijad on palju, te olete kogenud ise. Ja meie oleme seda oma elus kogenud, et kui Jumal ei oleks andnud seda jõudu, et kannatada seda. Nii palju oleks näiteid tuua ka. Ükspuha, milline katsumus sind ähvardab, on sul vägi sellest läbi minna ja läbi minna edukalt ja auga. Tea seda, et kui sul on katsumus olemas, juba tulnud või ähvardab, sul on sellest vägi läbi minna edukalt ja auga. Vaata seda me peame teadma, et see on antud Jumala poolt. Kui me armastame oma elu, siis me anname rasketes paikades alla. Lõpetame oma otsingud ja jääme peatuma viljatu elustiili juurde. Ilmutuse 12, mida ütleb meile. Ja nemad on tema võitnud talle vere ja oma tunnistuse sõna tuttu. Nemad on tema võitnud. Talle vere, Jeesuse veri ja oma tunnistus. Nii on kirjutatud Jeesuse vermete läbi, Jeesuse veri. Täna tulime välja, istud autosse enne seda. Jumal, me palume sinu kaitset ja sinu verekaitset meile kõigile ja kõik nii edasi, nii edasi. Võtad midagi kaasa, millega sa lähed, eks ole, millega sa lähed välja. Need, kes hoolivad rohkem iseendast kui Jumala tahtest, on need, kes armastavad omaenda elu. Ja Jeesus ütleb, kui te püüate rippuda oma elu küljes, siis te kaotate selle. Aga kui te loobute oma elust minu pärast, siis te säästate selle. Mattiuse 16:25. Ja jällegi oma elu ja Jumala elu, eks ole. Kuidas me seda? Ainuke viis püsima jääda selles, mis meid eelseisvatel päevadel ootab, on kaotada oma elu. Vaat siin on ka jälle küsimus. Kaotada oma elu, eks ole. Tähendab veel natukene, mõned asjad. Kõrb ei ole paik, kus me peaksime oma sõjarelvad maha panema ja alla andma. See on paik, kus me peame olema tugevad, julged ja vahvad, tegemas issanda tahet. See on paik, kus me peaksime endid üle andma Jumalale ja seisma kindlalt kuradile vastu. Tee seda, kui sul on raske. Tee seda. Ja Jumal hoolitseb selle eest, et see tõotus täitub. Ja kui sa oled praegult kõrbes, on Jumal toonud sind sellesse paika, et sa teaksid, mis on su südames. Kui sa oled kõrbes, siis mis on su südames? Näita isa, näita Jumal. Jumal ju näeb seda. Inimene ei näe, aga Jumal näeb seda. Jälle võiks teile näited tuua, kuidas inimene surmale määratud terveks sai, sest süda oli tal pööratud Jumala poole. Ja ta lihtsalt ütles, ma ei julge seda patuse palvet paluda. Miks? Sellepärast, et võib-olla Jumal arvab, et ma sellepärast palun, et terveks saada. Talle oli tähtsamal kohal
päästetud saada, kui terveks saada. Jumal nägi seda. Sest ma ütlesin talle, Jumal näeb seda, mis on südames. Inimene näeb, mis on silma ees. Jumal tegi ta terveks. Üle 10 aasta tagasi. Inimene elab. Arstide poolt 2 nädalat anti aeg. Verevähk. Jah, amen. Tänu Jumalale. Tihtilugu see, et kui Jumal toob paika, siis mis on su südames. Ja tihtilugu olid need, mis algselt pidasime nagu kuradi kiusatusteks. Tegelikult on mu elu peidetud valdkonnad, mis vajasid üleandmist Kristusele. Ja peidetud valdkonnad, mida me peidame, aga Jumala eest me ei saa peita, eks ole. Jumal loob sellise olukorra, et sa oled viidud sellise olukorda, kus sa pead selle üle andma Jumalale. Teist ei ole, teised kohad on juba läbi katsutud, nii nagu see veritõbine naine, eks ole, kes oma rahad kõik ära kulutanud ja kõik ja läks Jeesuse juurde, kui ma ainult saaksin puudutada tema kuuepalistust. Ja ta tegi ja ta sai terveks. Mõned kirjakohad, aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidu käigus kaasa. See on laiendatud tõlkest võetud, see on 2. Korintuse 2.14. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk. Aga selles kõiges me saame teie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Rooma 8.35-37. Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ära lõpeta tema otsimist, ära anna alla. Pane tähele, siin kohe mina lõpetan praegu, aga kuule selle lõpuosa ära. Ära lõpeta tema otsimist, ära anna alla. Hoia seda visiooni, mis ta sulle on andnud, hoolimata sellest, millised näivad olukorrad. See on praegu elu ja surma asjad, mis ma räägin. Kui me anname alla, siis selle eest hoolitsetakse, et seal rohkem annaks alla, veel rohkem annaks alla ja veel rohkem annaks. Ja lõpp on nii. Ära anna alla, hoia seda visiooni, mis ta sulle on andnud. Ma usun, et kõigil meist mingid visioonid on Jumala poolt antud. Hoia seda. Hoolimata sellest, millised näivad olukorrad. Ära vaata olukorra peale. Olukord võib väga räbal olla. Toon näite, kui see tõesti, tema on taevakodus juba ja jalutab seal nende aleedel ja paleedel ja Kullast tänavatel, aga ma mõtlen olukord. Kui Hanson oli siin pastoriks ja kui see maja, siin on paljud näinud neid fotosid, siin oli ainult üks põlenud, sööstunud hunnik laudu ja kõike seda rämpsu. Seda osa selle absoluutselt ei olnudki, see kokku kukkunud vajud kõik. Ära anna alla, kui on lootusetu olukord. Ma olen palju mõelnud selle peale. Mehed rääkisid, kes siis olid koos temaga, neid enam kedagi ei ole. Ütlesid, et kust tuli selle 80-aastase mehele rohkem ta oli. Et jõudnud, me ehitame selle üles. Ja see on üles ehitatud. Ta ei andnud alla, vaatamata oma vanusele, oma tervisele. Jumal oli seal taga. Püha vaim oli seal taga. Püha vaim andis talle nii rääkida, nii käituda ja andis jõudu sellega. Me ehitame selle üles. Ja on üles ehitatud. Ja see on eesmärgiga ehitatud Jumalale. Te näete veel, mis Jumal hakkab tegema siin. Ma julgen seda öelda.
Joosepi jaoks tundusid asjad lootusetud, kaevus, hiljem võõral maal, kui ta heideti vangikoopasse, tundus, et ta elu on läbi. Kuidas sai seal veel tulevikku olla, ent pea meeles, inimlikult rääkides on see võimatu, aga mitte Jumalal. Jumalal on kõik võimalik. Markuse 10:27. Sama lugu on ka meiega. Ükskõik, kui raskeks asjad lähevad, pea meeles, kõik on võimalik sellele, kes usub. Markuse 9:23. Hoia oma silmad sinu ette seatud rõõmul, milleks on sinus ilmutatud tema au. Ma kordan seda. Hoia oma silmad sinu ette seatud rõõmul. Kui sa ei tea, milline on sinu ette seatud rõõm, siis uuri seda piiblist, loe, mõtle selle peale, palveta ja see on osadus Jumalaga, see on kõik see, millest täna on palju räägitud siin. Et hoia oma silmad sinu ette seatud rõõmul. Ja milleks on sinus ilmutatud tema au, see annab sulle jõudu, kui me oma silmad hoiame. See on nii nagu kuskil merel või kõrbeski on nähtud mingisugust täppi või asja või pilti ja sa nagu keskendud selle peale, hoiad oma silmad selle peale, et seal on lahendus, seal on pääste, seal tuleb abi. Aga meil on taeva ja maa loojaga tegemist, Jumalaga. Otsi teda edasi kogu südamest ja usu seda, mida ta räägib sulle oma vaimu kaudu, oma sõna läbi. Kui sa teed seda, siis sa koged võitu kõrbes. Nii et meie teha. Kallis kogudus ja ka kes on kuulanud, vaadanud, kui nii võtta, Jumal on meile andnud ikkagi võrratud võimalused siin maal elamiseks, ma ütleks nii. Võrratud võimalused. Igatseme seda, otsime seda ka läbi raskuste, läbi olukordade ja koos Jumalaga, koos tema vaimuga. Põhiline on jällegi püha vaim, püha vaim, püha vaim. Ristimine püha vaimuga, taotle seda, palu seda, kui sul ei ole seda. See annab sulle jõudu. Ma ei oleks iialgi, mind ei oleks ammu olemas enam, kui ei oleks püha vaima. Neid mõlemaid üleval hoidnud ja kannud ja edasi viinud nii-öelda. See on Jumala vaimu töö kõik. Ja ma tänan, et aeg tõesti on väga kuri meie ümber. Me näeme maailmas toimuvat, see on kohutav, mida kunagi varem ei ole olnud ega ei saa olema. See ei lähe paremaks. Aga Jumal ei ole muutunud. Ja Jumal võtab oma koguduse ära selle kõige hullema eest. Tea seda. Ja see aeg võib olla ligidal. See võib olla ligidal. Sellest räägitakse väga palju tõsiste jumalameeste suu kaudu ka. Ja vaat siin ongi see asi, et kas me võime olla selles kindlad ja julged, et vastu minna. Võime. Nii nagu Jeesus läks Galileasse vaimuväes peale kõrbe kiusatust. Nii ka meie võime edasi liikuda Jumala vaimuväes. Tänades teda. Sest tema ei vea alt kunagi. Ja temal on kõik võimalik. Ma väga õnnistan kõiki, kes on täna kuulanud seda. Jumala püha vaim avagu teile palju asju ja alati mõelge selle ühe lihtsa tõe peale, mida ma olen palju kordi korranud ja täna öelnud ka. Kõik
mida sa koos Jeesusega teha ei saa. See on patt, või Jeesus sinuga. millest Jeesus ei saa osa võtta. See on patt. Ja me teame, patu palk on surm. Nii on kirjutatud. Tõuseme ja palvetame. Issand, ma tänan, et sa oled andnud meile võrratud võimalused elada selles maailmas. Jumal, ka see on praegult sinu arm, et Eestimaa on sõjast puutumata ja meie ei pea varjenditesse jooksma ega peitma ennast kuhugi. Jumal, me ei tea, mis edasi tuleb. Me ei tea seda. Sina tead. Kõik võib olla, Jumal. Aga ühte me teame, et sinu lastena meil on antud üks tõotus, mida me täna oleme mitmeid tõotusi siin lugenud, kuulnud. See on, et sina oled koos meiega ja sinuga koos olles me ei pea kartma. Ükskõik mis olukord. Isegi nagu Jeesus ütleb, minu ihu te võite tappa, aga hinge tappa ei saa. See on Jumala loodu ja ta läheb sinna, kus on Jumal. Ma tänan, Issand, et me oleme täna rääkinud nende tõsistel asjadel, aga see on meie usuelu alus, Jumal, me ei saa teisiti. Me lihtsalt ei saa teisiti, me ei saa alla anda. Ja Jumal, ka praegult, kui sa näed, kes on kuulnud, kes on võib-olla, ma ei kahtlegi, ma ei ütlegi võib-olla, aga kindlasti on need inimesed, kellel on rasked olukorrad. On nad haigused, on nad kitsikused, on nad majanduslikud surutised, on nad perekondlikud asjad. Jumal, üks nimi on antud. See on Jeesus Kristus. Ja retsept on ka antud. Veeretage minu peale kõik oma koormad. Aga samamoodi on öeldud, et kui me eksime, kui me midagi teeme, mis ei ole koos Jeesusega, mis ei ole koos Jumalaga, ei ole meelepärane talle, siis on antud meil võimalus tunnistada, andeks paluda ja ikka edasi minna. Issand, ma õnnistan kõiki, et me oleksime valmis selleks. Ka kui tulevad need olukorrad ja on, et me toetume sinu sõnale ja sinu väele ja sinu toimivale, kindlale vereväele, nagu Basilja Šenk kirjutab oma väikses raamatus, et kes usub Jeesuse vereväge, sellel on kõik võimalik. Kes usub Jeesuse vereväesse, sellel on kõik võimalik. Jumal, anna meile sellist kindlat usku, tõesti, kasvata meie usku, nagu see mees seal ütles oma pojaga, kes oli. Kasvata meie usku. Ja Jumal, ma veel ütlen, et anna meile südame usku, Jumal. Südame usku, mitte mõistuse usku, vaid südame usku. Ja veel võid sa paluda, mida ka väga hea on paluda. Jumal, loo mulle puhas süda. Uuenda mu sees kindel vaim. Loo mulle puhas süda. See on uue südame loomine. Nagu me täna rääkisime kõik sellest südameasjadest, siis kui su süda on sellises olukorras, Jumal on võimeline ka uut südant looma. Täielikult. Vaimulikku südant, uut südant. Ja sa lähed koos Jeesusega edasi. Läbi raskuste, läbi katsumuste. Ja Jumal annab sulle teada, mis vaja on. Issand, õnnistagu meid kõiki. Jumala arm ja rahu jäägu meiega. Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen. Aamen.